Noh, 90ndate alguses oli tantsumuusika defitsiit eestikeelne. Selles mõttes, et kui enne meid oli ainult üks ainuke ansambel, kes tegi tantsumuusikat, oli Two Week Start, eestikeelset tantsumuusikat, siis meie sattusime number 8 sinna, nii et meil olid kõik uksed valla ja nõudlus turul oli suur, tegijaid oli vähe. Ja teine, ma arvan pigem see, et me olime sellised noored ja kuna see muusika oligi suunatud just noortele, siis noortega samastumine sellel hetkel oli kõige tähtsam see võti. Need fänne tuli lihtsalt hordide viisi meile, nii et... Kui sa oled sellises vanuses, 18 aastat, siis tulebki elu võtta täiega. Ja ma olin küll natuke vanem nendest, eks ju, pluss 30, eks ju, täna tunnen ka nagu poisikesena siis, eks ju. Aga see oli äge aeg, kus me sõitsime ja tegelikult need esinemised olid, need olid ikka rajud asjad, eks ju. Kogu vabariik sai läbi käidud, ei olnud vaba reedet, vaba laupäeva. Ega sel ajal 90. alguses põhimõtteliselt iga bänd, kes musa tegi, oli juba tegelikult pop, aga Jam tõesti, minu arust neil on mingi lavakarisma, mis seda publikut on nagu mõjutanud ja laulud olid ju teada tuntud, et tegelikult kogu see 90. publik ja meie noored olime üles kasvanud ju põlvkond varem tehtud lauludega, et nad väga normaalselt tabasid seda lainet, et tulid nende coveritega välja ja siukse kiire biidiga, moodsate soundidega, et seda oli nagu hea mängida. Ma mäletan, kui meil ilmus singel nimega See 5, siis seda hakati tohutult palju mängima raadiotes, kõikvõimaliks klubides, baarides ja nii edasi. Ja siis tuli 7 vapra salvestus, kus seal oli tohutu vaatajaskond ja peaaegu terve Eesti vaatas seda 7 vaprat ja seal meil läks ka hästi ja siis oli küll juba tunda, et see asi on läinud päris suureks. Ma mäletan seda, et töötasime kelnerina bankettidel ja siis millal me saime aru, et meid nagu tuntakse juba päris palju ära, oli see, kui me seal kandsime kandikuid ja siis inimesed hakkasid samal ajal tulema meiega pilti tegema ja autogramme küsima ja siis oligi ühes käes olid šampuseklaasid kandikuna, teisega kirjutasid autogramme, siis vist oli see hetk, kus me saime aru, et jah, nii on. 1994. aastal alustanud Jammi tähelend kestis esialgu 11 aastat. Selle ajaga suudeti jätta niivõrd tugev jälg, et 2024. aasta möödus Eesti muusikamaastikul taas Jammi tähe all. 30. sünnipäeva tuur meelitas noori ja vanu ning kaasa lõid ka mitmed kaasteelised. Eks siin oli teisi veel, aga nende õnn oli see, et neid teisi ei olnud väga palju. Ja nii nad läksid. Et see ongi see, pellitan udust. See ongi see, et kes nagu esimesena ja kiiremini ära tabab selle mingi trendi ja paneb punuma. Ja nemad said nagu minema õigel ajal, õigel hetkel ja täiesti õigustatult. Nad olid ikkagi ägedad, jah. No on räägitud kiljuvatest naiste hordidest või tüdrukute hordidest. Vastab seda üle? Jaa, vastab. Ja vaata, me oleme näinud seal välismaa kuskil saitidel, kuidas biitide peale naised kitkuvad juukseid ja nutavad ja karjuvad. Okei, päris nii ei ole, aga natukene nii on. Kuidas sulle endale tundub, kuidas nad ise sellega toime tulid? Vaata, see ongi hästi lahe, et nad said hakkama sellega. Nad ei läinud nagu, ei hakanud endale midagi ette kujutama. See on hästi oluline Eestis eriti. Et ei ole vaja hakata endale midagi ette kujutama. See, et sul on korraks mingi populaarsus, sul on mingi 1000 laiki, bla, bla, bla. See ei ole populaarsus. Et aga nemad on muidugi ajalugu, jah. Meie manageril oli ju esimesed aastad, sõitis ju Lada 08-ga, see oli see 2 uksega variant. Ja see oligi see nali, et Arne Valmis, manager, Mihkel, mina ja 3 tantsutüdrukut, see teeb kokku 6 inimest väiksest 08-st pluss süntesaator taga akna peal. Et esimesed aastad sai tõesti sellist sõitu ka tehtud, aga me ei pannud seda nagu pahaks ega ei pannud ka väga eriliselt tähele, et see tundus nagu normaalne.
ja kui me arvestame seda, et me tegime veel suvetuuri ka, mis kestis 21 päeva järjest, sõitsime mingisuguse vana tuuribussiga ringi. Kõik oli fun, see oli nagu äge. Ja kuidagi see elu meil muutus väga lühikese perioodiga väga palju, et koolipingis tõuseb püsti ja mõned kuud hiljem seisad tuhandete inimeste ees laval. Et see oli kindlasti suur elumuutus. Miks see kõik nii hästi õnnestus, ega seda täpselt ei oska ju kunagi öelda. Kui aus olla, siis väga palju populaarsem Eesti mõistises ei saanud olla. Sellepärast, et need lood kõlasid kõik. Ja 95. teine pool oli selline aeg, kui Eesti muusika huvitas inimesi rohkem kui kunagi varem ja ka hiljem. Et see oli ju täiesti meeletu, see oli täiesti tavaline, et sa lähed andma mingi kontserti lauluväljakule mingi tuuriga ja sul on seal näiteks mingi 10 000 pluss inimest. Tänapäeval see ei ole kindlasti tavaline. Ja kuigi Jam jäi olemuselt lihtsateks poisteks kõrvaltänavalt, siis tänu suurele populaarsusele said poisid nautida teistsugust elu. Ilmselt tekitas see fännides veel rohkem imetlust. Tol ajal olid paljud nähtused nii-öelda lihtrahvale kättesaamatud. Tuletagem meelde, et tegemist oli noore kapitalistliku riigiga, kus valdav enamus elas kasinates oludes. Raha meil selles mõttes ju liikus täitsa kenasti, et arvestades seda, et enne me olime kooliõpilased ja saime taskuraha lihtsalt vanematelt ja ise teenisime juurde siis seal kelneritööga, siis loomulikult oli ka majanduslikus mõttes meie jaoks erinevus üsna suur sellega, mis oli siis mõned kuud varem. Et aga eks seda raha tuli ja eks seda ikka läks ka, et ega nüüd selles mõttes mingid ulmelised summad ju ei olnud, ja kui natukene laristada oskad, siis ega ta läheb ka. Meil valikuvõimalused olid olemas, eks ju, ja nad pidasid muidugi karmi pidu, sellepärast, et täiesti tavaline näiteks see, et pühapäeva õhtu, kui meil keikat ei olnud, helistasid poisid näiteks Bonnie Clyde'i baarist, eks ju, et Arne, kuule, tule istu meiega, saadame sulle takso järgi, eks ju. Ma jaksasin takso ise osta, läksin kohale, vaatan, mida siis mehed joovad. Mehed joovad kõige kallimad konjakid, mitte 40 kaupa, vaid 120 kaupa. Jah, kõik oleks võinud selles mõttes osta, oleks võinud mitu autot ka osta, aga eks me tegelesime parasjagu just nende ostudega, mis tollel hetkel olid tähtsad, et autosõidutu ei olnud otseselt vaja, sest et kui me käisime kontsertitel, siis oli Arne valmis mänedžer, kes meid sõidutas ja kui oli mujal vaja sõita, siis me võtsime taksoga. Et meil nagu seda, kuigi juhiload olid taskus juba. Me käisime Jussi koolis taksoga, siis teised vastasid, mis asju, et jah, tulika taksoga sõitsime, mäletan. Kindlasti oli ta tulus, aga me kulutasime ka jõhkralt. Me tegime oma stuudio, mis tollel hetkel maksis kroonides pea 500 000. No ma ei oska kunagi arutada, kas see tõi plussi või miinust, aga tähtis on see, et asi toimis. Mihkel ja Juss ei pidanud paljuks, et minna Lõuna-Eestisse võhivõõrastega 2-päevasele bussireisile, mis oli korraldatud Jammi fänklubi poolt, mida vedasid Tartus inimesi diskotanud Ervin Hurt ning klubi sekretäriks oli Anita Sepp, kes eesrindlik fänn tänaseni. Hullumeelne idee, kus Ervin kutsusis oma saates üles helistama kõiki raadiokuulajaid, kes on huvilised tulema ja kaasa tegema meiega Raadio Tartu sõprusmatka koos ansambliga Jam ja ühel hetkel oligi see Jam koos meiega sõprusmatkal ja täna ma kuulasin lavalt, et Rauno Märks oli ka koos meiega sellel reisil, et kes seal olid, mis seal olid, segased asjaolud ei mäleta. See oli siuke üks tore omapärane kohtumine, et seal me nagu sõbrunemise Mihkliga nagu päris korralikult, jah. Poisid tulid täitsa võhivõõrastega kuhugi rännakule? Ei olnud probleemi, kus juures see oligi huvitav, jah, et nad olid hästi sellised rahvakesksed ja nii-öelda publiku seast nagu omad, et ei olnud see, et me oleme kõrgemal, võib-olla kuldne trio on ju, et mingi teine level, sõidame teistsugust autodega, joome teistsugust jooki, sööme teistsugust sööki, et Jam selles mõttes oligi nagu hästi oma, et selles mõttes võib-olla oli see nende edu alus. Mihkel oli laval, oma kassett oli kaasas, pani peale, ütles Ervinile, anna mikrofon ja ma launan ja läks. Ja pidu oli missugune, disko nagu ikka, suurepärane, nagu meil igal nädalavahetusel oli. Nii et see oli jah, üks nendest toredatest kokkusaamistest ja sellest ajast saadik 30 aastat, kus on Jam, see oleme meie Erviniga, mina Ervin pildis või kus on Ervin ja Jam, et siis
tahes-tahtmatu on meie teed põimunud ja siiamaani me käime paralleelselt koos. Jammi algusaegu ma mäletan väga hästi, sest siis oligi võib-olla põhiline selline koht oli 7 vapra saade, kus me kõik üles astusime ja ikka loomulikult ma jälgisin, et mida teised teevad ja kõik need ühised suvetuurid ja ise ma olen ka Jammi kontserdil käinud, kunagi oli selline ööklubi nagu Sifferi klubi, nii et seal ma käisin, ma mäletan. Nii et jaa, et ikka minu selline nooruspõlve muusika samamoodi. Muusika pakub imelist võimalust ajas rändamiseks. Kasutage selleks siis Jammi või mõne teise selle perioodi artisti palasid. Meeldib või mitte, Eesti 90ndate muusika on igal juhul ajalukku kirjutatud ning loometulv oli meeletu. Tegelikult kogu selle tümmi ja nii-öelda vaiba kloppimise all on väga ilusad meloodiad ja ma arvan, et tegelikult see oli see, mis inimesed tõi kokku. Räägiti armastusest, esimesest armastusest, armastuse lõppemisest, kõigest sellest, mida noored tahtsid kuulda ja siis nende ilusate meloodiate taga oli korralik tümm ja saadi nautida seda vabadust, mis siis 90ndad ju endaga kaasa tõi ja ma arvan, et see tunne ei lähe nendel inimestel, kes sellel ajal olid noored, mitte kunagi meelest ja sellepärast ma arvan, et 90ndate muusika elab igavesti. Need pöörased ajad olid muidugi lavalaudadelt vaadatuna isegi veel kihvtimad, et toonal ajal oli Eestis oluliselt rohkem ööklubisid ja niisuguseid peokohti, kus sai käidud võrreldes tänasega, kus on juba enamus kinni pandud. Ja loomulikult ka see nooruse aspekt juures, et sa oled ikkagi selles vanuses, kus sa tahad pidu teha ja sul anti võimalus pluss esineda veel samal ajal, nii et see oli super aeg. Selle üle ma olen väga õnnelik, et me ei jäänud nii-öelda munema ja ootama kunagi oma õiget aega, vaid tegutsesime ruttu, tormakalt, aga näed, julge hundirind ikkagi oli rasvane, mitte haavleid täis. Mina olin nagu ütleme manager ja produtsent. Ja ma arvan, et minu üks kõige parem omadus on see, et ma pean ise võib-olla mitte midagi oskama teha, aga ma pean ära tundma talendi ja kurat, ma tundsin talendid ära. Kui esmakordselt kuulsin laulmast teid. Super, aitäh teile! See oli nii imeline õhtu! See meil eluks saaks meelde! Aitäh, Tartu! Aitäh, Tartu!